Tere, lugupeetud konverentsi osavõtjad! Puudutan korruptsiooni teemat omavalitsustes, kuid natukene rõhu sean poliitilisele korruptsioonile omavalitsustes. Ainuke koht, kus meil on probleeme korruptsiooniga, on kohaliku omavalitsuse tasandil. Nii teatas president Ilves aastal 2012 Financial Timesile. Julgen kinnitada, et presidendi väide ei ole tõsi. Kuigi korruptsiooni tase on ühes Sakalamaa lõunapoolsemas vallas pretsedenditult problemaatiline, nimelt seal, kus on tehtud ühes turismitalus jokkskeeme Vabariigi presidendi kantselei rahadega. Kuid sellele vaatamata ei saa väita, et just nimelt Eesti omavalitsused kujutaksid endast sellist ainulaadset korruptsioonipesa. Ma ütleks, et kala hakkab mädanema ikkagi peast. Eestis ei saa poliitilist korruptsiooni omavalitsustes süsteemseks pidada. Võrreldes teiste postsotsialistlike riikidega oleme selgelt paremas seisus. Omavalitsustes töötavad tavaliselt inimesed, kes jälgivad üldiselt kehtivaid väärtushoiakuid ja harjumusi. Samas ei saa ka silmi kinni pigistada, sest korruptsioonivabaks ei saa Eestit kuulutada, kaugeltki mitte. 3% Eesti elanikest tunnistas 2010. aastal, et neilt on omavalitsusega suheldes küsitud altkäemaksu, kingituse või vastuteene näol või raha näol. 3% ettevõtjatest väitsid sama. Kui suur on aga omavalitsustes poliitilise korruptsiooni osa? Seda on raske öelda. Selle vastamiseks tuleb defineerida, mis on üldse poliitiline korruptsioon. Üldiselt mõistetakse selle all poliitilise mandaadi kasutamist isiklikes või erakondlikes huvides. Sellel on väga palju erinevaid avaldusvorme. Tegemist on erinevate korruptsioonivormide keerulise ühte sulamisega, mis muudab poliitilise korruptsiooni äratundmise ja ohjeldamise keeruliseks. Poliitiline korruptsioon on tavaliselt hästi peidetud ja hõlmab endast nähtusi erakondade varjatud rahastamisest kuni onupojapoliitika ja ametikohtade jagamiseni. Samuti on poliitiline korruptsioon tihedalt seotud erasektoriga. Tegutsejaid motiveerib võimuiha, raha ja selle isiklikuks või erakondlikuks huviks otstarbeks kasutamise soov. Poliitiline korruptsioon elimineerib normaalse poliitilise konkurentsi ja viib mingi kitsa kildkonna võimu põlistamiseni. Levinud poliitilise korruptsiooni nähtuseks on kindlasti avaliku, aga ka erasektori töötajate sunderakonnastamine, kasutades ära alluvussuhet. Palju on räägitud näiteks kooli- ja haiglajuhtide erakonnastumisest. Vaevalt usutav, et just nimelt haridus- ja meditsiinijuhid oleks see kildkond, kes on eriliselt huvitatud erakondadesse astumisest. Hiljutist Peipsi kalurite sunderakonnastamist IRL-i mäletate ilmselt kõik. Teiselt poolt värbavad kõik suured Riigikogu erakonnad kohalike omavalitsuste juhte erakondadesse, kellel on teiselt poolt siis huvi saada seeläbi ligi mingisugustele riiklikele fondidele ja tugirahadele. Samuti on korduvalt juhitud tähelepanu ka maavanemate politiseerimisele, aga see tuleneb juba mitte kohalikest omavalitsustest, vaid valitsuse tasandilt. Massilisele sunderakonnastamisele oleks viinud ka kunagine Reformi ja Keskerakonna koalitsiooni soov keelustada valimisliidud kohalikel valimistel. Aga meil oli juba kord aeg, kui kõike riigis otsustasid parteilased, aitab küll. Õnneks lükkas õiguskantsler tollal selle plaani tagasi. Levinud on erakondade varjatud rahastamine, mille käigus lubatakse rahastajale või sõlmitud lepingu maksete eest vastuteeneid või soosingut. Riigikogus mäletatavasti maksis õiguskantsler Jõksi väitel
üks seadus 3 miljonit krooni. Me ei tea, kui palju võiks maksta mõni omavalitsuse määrus või korraldus, aga eks see sõltub kohalike omavalitsuse poliitikute rikutuse astmest, kui nad on rikutud. Üheks poliitilise korruptsiooni liigiks on avalike vahendite kasutamine valimiskampaaniates või muul moel erakondade kasuks. Saue linnas, mida ma juhin, võin hea näite tuua, on Saue linna ajalehe väljaandmine. Peale reformierakondlaste poolt juhitud linnavalitsuse mahavõtmist korraldasime uue hanke ja me saime lehe väljaandmise poole odavamaks, kuigi samas lehe maht poole võrra kasvas ja paber läks paremaks ja kallimaks. Vahe oli umbes 500 000 krooni. Kuidas ja kellele see vahe läks? Ma ei hakka siin spekuleerima, aga ilmselt võib seda küsimust vaadelda erakondade varjatud rahastamise aspektist. Ja ei pea vist mainimagi, et võimuerakonna tegevust kritiseerivaid artikleid seal ei avaldatud, täpselt oli paika pandud, kellest võib rääkida, mida võib rääkida, kelle pilte võib lehes avaldada. Täna on olukord teine, kuid see ei ole kindlasti mitte ainus näide sellest, kuidas omavalitsustes kasutatakse kas vallalehte või mingisugust muud meediakanalit erakonna kasuks, enda reklaamimiseks ja oponentide kahjustamiseks. Üheks näiteks on ka kahtlemata Tallinna TV, kus kasutatakse maksumaksja raha põhiliselt ühe erakonna reklaamimiseks, aga nende kiituseks peab vähemalt ütlema, et Tallinna TV on avatud ka teistele opositsiooni erakondadele, vastupidiselt Rahvusringhäälingule, kes peaks olema tasakaalustatud ja erapooletu, kuid teise mõtteviisi esindajaid ekraanile reeglina ei lase. Poliitiliseks korruptsiooniks omavalitsustes saab kahtlemata nimetada ka teede asfalteerimist ja muud tegevust enne valimisi, mille eesmärk on saada valijate hääli. Ja eriti paistab selline valimiseelne sebimine silma suuremates linnades. Probleeme on ka kohaliku omavalitsuse äriühingute juhtimise seotus erakondlike huvidega, kui juhtorganitesse nimetamisel eelistatakse erakonnale lojaalseid isikuid või annetajaid. Kui ma ennist ütlesin, et üldiselt on korruptsioon Eesti omavalitsustes, et üldiselt ta ei ole süsteemne, siis selles valdkonnas peab ütlema, et on. 2011. aastal Sisekaitseakadeemias kaitstud magistritöö põhjal, kus peamiselt arutati küll Pärnu ja Tartu näidet, tuli välja, et erinevate erakondade liikmete seotus äriühingute nõukogudega on erakordselt suur. Enam kui 80% nõukogude liikmetest olid seotud võimul oleva erakonnaga. Sarnane on olukord ka Tallinnas ja Kirde-Eestis. Kõrge politiseerituse määr loob riski, et juhtkondades ja nõukogudes olevad poliitikud ei suuda eristada erahuvisid ühiskonna huvidest ning see soodustab erakondlikku kontrolli ja avalike vahendite väärkasutamist. Sama on olukord riigiettevõtete nõukogudes, kuigi õiguskantsler on korduvalt olukorra põhiseadusele mittevastavusele tähelepanu juhtinud. Tulen nüüd valimiste teema juurde, kus võimalikeks ohtudeks on häälte ostmine ja valimistulemuste võltsimine ning valimiste eel kogukonna liidrite ja teiste aktiivsete inimeste surumine erakondlikesse nimekirjadesse. Ka see näide on üsnagi levinud. Kuigi põhiseadus sätestab, et omavalitsuste valimistel osalevad ainult antud territooriumi püsielanikud, annab valimisseadus õiguse osaleda kõigil, kes on kantud konkreetse omavalitsuse registrisse, kusjuures sissekirjutamisel ei nõuta enam isegi täpset aadressit, piisab valla või linna täpsusest. Kuna kohalik võim sõltub teinekord valijate vähesuse tõttu
juba mõnedest üksikutest häältest, siis on paljudes valdades võimalik mõnekümne niinimetatud imporditud hääle abil kaaperdada juba terve kohalik võim. Viimastel valimistel kasutati seda näiteks Alajõe, Paldiski, Kihnu ja Vormsi omavalitsustes. Varasemaid Paldiski linnajuhte on süüdistatud lausa kuritegeliku raha ja poliitika segunemises. Valimistega seoses ei saa jätta rääkimata ka e-valimistest, millest ka minu eelkõneleja rääkis, mis ka viimastel Riigikogu valimistel palju probleeme tekitasid ja mille rikkumiste suhtes pigistas silmad kinni isegi Riigikohus. Ka mina olin üks, kes selle e-valimiste tulemuse Riigikohtus vaidlustas, asjata küll. Kevadel lükati tagasi eelnõu, mille järgi oleks sügisestel omavalitsuste valimistel rakendunud elektroonilise hääle kontroll. Valijale oleks antud võimalus kontrollida, kas tema hääl on tema tahte kohaselt elektroonilise hääletamise süsteemile edastatud, kuid Justiits-, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium leidsid, et kontrolli ei ole vaja rakendada. Seega anti roheline tee võimalikele e-rikkumistele. Niikaua kui e-valimiste turvalisus pole tagatud, manipulatsioonid pole välistatud, ei saa e-valimiste tulemusi legitiimseteks lugeda. Ja see paneb kahtlemata teatud pitseri sügisestele omavalitsuste valimistele. Korruptsioonivastane võitlus on olnud suunatud peamiselt avalikule teenistusele, mitte poliitikutega seotud riskide vähendamisele. Kuigi poliitiline korruptsioon on korruptsioonivormidest üks ohtlikumaid. Tal on kalduvus levida teistesse valdkondadesse. Ja poliitiline korruptsioon loob soodsad tingimused ka nii-öelda tavalise korruptsiooni tekkeks. Paraku tundub, või kas see ongi nii väga tunde küsimus, et kõrgemal tasandil kipuvad võimuerakonnad ja valitsus poliitilise korruptsiooni suhtes silmi kinni pigistama. Sest omavalitsuste tasandil kasutatakse poliitilist korruptsiooni või erakondade ja nende kohalike võtmeisikute positsioonide kindlustamiseks. See tagab aga omakorda head tulemused riigi tasandil ja Riigikogu valimistel. Mida parem on aga tulemus seal, seda paremini saab toetada oma tegijaid koha peal. Tulemuseks on süsteemi sumbumine ja ringkäändus. Ma loodan, et korruptsioon ja avaliku raha mittesihipärane kasutamine tõuseb teemana üles ka kohalikel valimistel. Kodanikul on õigus uskuda, et omavalitsused teevad endast olenema, hoidmaks ära korruptsiooniohu teket ja tagavad õiguspärase võimu teostamise. Selle saavutamiseks on oluline läbipaistev ja avatud valitsemine. See tähendab, et avaliku huvi puudutavad otsustusprotsessid, rahakasutus ning poliitika kujundamine on kõigile jälgitav. Kui palju läbipaistvust on, see on iga kohaliku omavalitsuse otsustada. Mida rohkem, seda parem, kuid mida enam jääb varjatuks, seda vähem tunnetavad otsustajad end vastutavana ning võivad järele anda korruptiivsetele ahvatlustele. Piirkonniti on korruptsiooni, ka poliitilise korruptsiooni tase erinev. Olles suuremates omavalitsustes ja seal, kus on võimul suuremad erakonnad, aga ka näiteks Tallinnas ja eriti Ida-Virumaal. Ka nendes on muidugi suured erakonnad võimul. Põhjus on ehk selles, et Tallinnas on konkurents tihedam nii majanduslikult kui poliitiliselt ja Kirde-Eestis on säilinud nõukogudeaegne asjaajamise kultuur, mille üheks osaks oligi ametnike nii-ütelda määrimine ja kingituste tegemine. Riigikontrolli 2010. aasta audit paljastas, et kohalike omavalitsuste juhid ja ametlikud suhtuvad korruptsiooni teemasse üsna ükskõikselt. 15 uuritud omavalitsustest
Enamikes olid vallajuhid või ametnikud rikkunud keeldu teha tehinguid enda või volikogu liikmetega seotud ühingutega või rikkusid huvide konflikti vältimiseks mõeldud keelde. Tänaseks on nüüd jõustunud uus korruptsioonivastane seadus. Loodame, et see suudab sellist tegevust tõkestada. Korruptsiooniga, eriti poliitkorruptsiooniga võitlemisel on ainuüksi kriminaalmenetlusest vähe. Kui skaala ühes otsas on konkreetseid korruptiivseid tulusi toov tegemine, tegevused ja sellele järgneb karistus, siis teises otsas on korruptsiooni ja ebaeetilise tegevuse piir üsnagi hägune. Tihti ei suudetagi midagi tõestada ja tekib olukord, kus mõistetakse, et asi ei ole küll õige, aga juriidiliselt on kõik korras. Me teame, seda kutsutakse nimetusega terminiga jokk. Kuid jokk ehk teisisõnu legaalne korruptsioon riivab teravalt kodanike moraali ja õigustaju ja mõjutab inimeste suhtumist kohalikku võimu, riigivõimu ja ka tervesse riiki. Kui tahame teha Eesti korruptsioonivabaks, siis on see terve poliitilise eliidi asi, nii kohtadel kui riigi tasandil. Üks Euroopa Liidu korruptsiooniuuring ütleb, et korruptsioonivaba kultuur on Eesti korruptsioonivastase võitluse eelis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ees. Selleks, et vältida korruptiivse kultuuri tekkimist, on vaja teatud hoiakuid, teatud väärtusi ja käitumisreegleid, mis ümbritsevad poliitilist eliiti nii omavalitsustes kui riigi tasandil. Teatavasti ei ole aga tänased Riigikogu erakonnad valmis poliitiku eetikakoodeksit looma. Mida sellest peaks järeldama? Õnneks ei ole meil korruptsiooni ühiskonnas kunagi normaalse käitumisnormina käsitletud. Ma usun, et me suudame ka sellise kultuuri tekkimist takistada. Aitäh!